Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid. Mis jäi kõlama mulle kõrva ja kriipeldama oli justiitsministri seisukoht, mille järgi ei saa hakata ükshaaval meie valimissüsteemi või parteide rahastamissüsteemi parandama, vaid kõiki asju tuleb teha suures komplektis ja veel konsensusega. See on klassikaline juhtum sellest, kus täiuslikkus tehakse hea vaenlaseks. Tegelikult, kui ikka näha, et mitte kuidagi ei ole sellelt suurelt ümmarguselt munalt ühestki servast kinni võtta, siis tuleks kuskilt otsast pihta hakata. Ja parteide rahastamine on kindlasti see üks ots, kust pihta hakata. Ma olen täiesti nõus, et see on kompleksne teema. Ma arvan, et selle Riigikogu koosseisu või nende valimiste järgne Riigikogu koosseis on selge märk asjaolust, et valijad ei ole rahul praeguse poliitilise või senise poliitilise maastikuga Eestis ja hoolimata sellest, et Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond tegid väga väikeste vahenditega väga tagasihoidliku kampaania, mis sisuliselt allus sellele, et olid nii-öelda piirangud peal. Saime me ikkagi Riigikogu künnisest üle ja saame neid ideid, mis meile on rahvamandaadina kaasa pandud, siin edendada. Et selles mõttes on minu meelest meil praegu rahastamissüsteem tegelikult aktiivselt õõnestab toimivat demokraatiat. Aktiivselt õõnestab, ta tekitab ennast taastootva spiraali, kus need, kellel on, saab kogu aeg rohkem ja need, kellel pole, saab kogu aeg neile vähem. Ja sellises olukorras on silmapaistev koalitsioonierakondade soovimatus seda teemat kuidagigi edasi liigutada, sest vastupidi silma paistab see, et kui seda nüüd jälle tükk aega vaka all hoida ja loksutada, ehk ta kuidagi vajub päevakorrast maha ja ehk me kuidagi jõuame tagasi olukorda, kus parlamendis on vähem tegelinskeid, kes segavad niisugust asjaajamist, nagu siiamaani on olnud. See ei saa olla vastuvõetav, see kindlasti ei lähe ka läbi. Selle jaoks on olemas siin Riigikogu saalis piisavalt saadikuid, kes kogu aeg ikkagi pinda käivad selle teemaga, selle jaoks on olemas avalikkuse nõudlus ja igal juhul Eesti demokraatia seisukohalt oleks vajalik, et parteid loobuvad sellest olulisest osast sellest rahast, mida nad ise on endale preemiaks määranud maksumaksja taskust. Ja see iseenesest tekitab juba piirangud valimiskampaaniale. Kui sul raha on vähe, siis sa teedki väiksema tagasihoidlikuma kampaania. Ei ole vaja piirata mahtusid, kui raha ongi vähem. Üks oluline väike märkus veel, siin oli arutluse all või mõttevahetuse käigus tuli välja mõte, et piiramisega saab piirata kas raha kulutamist või mahtusid. No esiteks minu jaoks on äärmiselt murettekitav see, et me räägime üldse valimiskampaania piiramisest. Ma arvan, et siin on väga tõsine riive põhiseadusliku sõnavabadus, südametunnistusvabadusega ja poliitilise tegevusvabadusega. Et me teame ju seda kaasust, kus sihtasutus Pere ja Traditsiooni kaitseks saatis välja masspostitust, mida ta ei olnud eelnevalt kooskõlastanud ühegi kandidaadiga, mille raha ta oli ise kogunud eraannetuste näol ja on sattunud selle tõttu nüüd uurimise alla, et ta justkui tegi keelatud kampaaniat. No andke andeks, kui ennem valimisi kodanike survegrupp ei tohi oma poliitilisi seisukohti avaldada, siis see kindlasti ei ole kooskõlas põhiseaduse mõttega. See kindlasti ei ole kooskõlas demokraatlike valimiste printsiipidega. Paluks ka lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Kui me üldse mingisugusest piirangust räägime, siis on mõeldav teha ikkagi mahupõhilised piirangud, sest ma võin ka täiesti kindlalt väita, et need hinnad, mille Konservatiivne Rahvaerakond kauples välja reklaamiagentuuridelt, olid tükk maad odavamad, kui olid mõnede teiste parteide poolt välja kaubeldud hinnad, mis tähendab seda, et meie kulu 1 sekundi kohta näiteks teles oli kordades odavam kui näiteks IRL-i kulu 1 sekundi kohta teles. Et selline nii-öelda rahapõhine piiramine kindlasti ei tee asja ausamaks. Vastupidi, ta toob kaasa järjekordse kontrollimiste ja reguleerimiste ja aruandluste mehhanismi, mis teeb meie poliitilise süsteemi kohmakamaks, bürokraatlikumaks ja tegelikult paneb nii-öelda riigivõimu
vaba poliitilise tegevuse kuklasse hingama ja see ei ole hea, see ei ole vajalik minu meelest. Vajalik on vähendada maksumaksja osalust parteide rahastamises. Meie ettepanek on, et kõiki parteisid rahastada võrdselt, just täpselt selles ulatuses, et nad saaksid oma nii-öelda majapidamise ära teha ja kampaaniaid tuleb neil rahastada oma annetustest. See tooks kaasa ka tegelikult parteide liikmeskonna aktiveerumise, see tooks kaasa tegeliku sisedemokraatia erakondades ja see tooks kaasa palju toimivama poliitilise debati Eestis. Ja üks kindel asi, mis aitaks kaasa demokraatiale, on kautsjoni kaotamine. Kautsjon on ebamõistlikult kõrge, on sisuliselt rahanduslik tsensus, piirab inimeste osalust poliitilises protsessis, selle asemel võiks olla allkirjade kogumine. Et need on ettepanekud, mis on korduvalt kõlanud, mis on ka täna läbi käinud, mida me oleme eelnõuga esitlenud. Ja ma tõesti ei leia, et see, kui me ei suuda ühe hoobiga lahendada ära kõiki meie erakondade rahastamise ja valimissüsteemiga seonduvaid probleeme, siis me ei tohiks ühtegi neist asjadest parandada. Aitäh tähelepanust!